algab eksperiment. Jura. Argau pargi lähedal Pruugis 24 tunni jooks. Šveitsi meistrivõistlused. Eesti rekordi 223,8 purustamise üritus. Millise taktikaga alustame? Tossude osas. Tossude taktika on suur küsimus. Praegu ma näiteks tegelen sellega, et valin Inovi jooksu orienteerumisjalanõude natukene pehmema kontsaosaga talla, niigi pehme, ülipehme tallaga hoka sisse. Mitu talda on tossu sees? Hoka sees on 2 talda, et tagada optimaalne selline istumus. Kõik on nagu testimise järgus veel. Tean, et pillid ei peata mind, aga sellegi poolest mugavus on tähtis sellisel pikal asjal ja mul tundub, et praegu on päris hea. Nii, et see stardiala on seal ja siis on siin millegi pärast on tunne, et sõidetakse või jookseb? Jõe saarelt, siis tuleb siin on nii-öelda toitlustus ja siis kuni puudeni ja siis uuesti sinna, siis uuesti sinna, siis uuesti sinna, siis sinna, siis sinna, siis sinna, siis sinna, niimoodi 24 tundi järjest. Siis sinna. Jah, et vaadata üle, milline on toidulaud. Elektrolüüt, suitsuvorst, soolase isu rahuldamiseks, mingid oliivid, mõned puuviljad ja jogurt. Need on kõik lähevad käiku kusagil hilisematel tundidel, võib-olla poole päeva pealt. Varustuse osas, söögi osas sponsorikeelid, mõned batoonid varuks. Siis on erinevad asjad, millega kanda kaasas midagi, kui tahad. Kilejope, lamp, vahetustossud juhuks, kui peaks hõõruma hakkama midagi. Ja erinevad ilmaostikuolude vastu võitlemise vahendid riiete näol. Lähme siis starti. Plaan on umbes igal tunnil jagada natukene mõtteid, et mis tunne on. Praegu enne starti on selline tunne, et ei olegi nagu väga midagi uut, kuigi kõik on täiesti uus. Just selles osas, et kuidas hakkama saada selle igavuse monotoonsusega. Rainis või seiklusspordis on muutuv maastik, muutuv rada, kogu aeg on mingi ülesanne. Siin on ülesanne ainult säilitada ökonoomne võimalikult vähese energiakuluga edasi liikumine ja pidev edasi liikumine. Ainult ülesanne on leida õige rütm, õige tempo. Jah. Eks vaatame, ma arvan, et ma alustan umbes, ma ei oskagi joosta, ma arvan, aeglasemalt kui 5,5–6 minutit. Kindlasti selle tempoga ma lähen ja püüan siis peatustele kuluvat aega minimeerida ja püüan kogu aeg liikuda, mitte seista. Räga. Loetud sekundid on stardi alguseni. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! All the wood loud, wood in the Silver läheb esirinnas.
noch mitlaufen. Väga palju ei ole. Nüssen, das Wetter sieht nicht schlecht aus. Kes läheks 6 tunnile, kes 12-le, kes 24-le. Ja sealt ta tuleb minu meelest juba 4. ring. Pakun vahepeal juua. Ei taha. Nüüd on siis joostud tund. Ja 12 ringi. Et ma läbin ringi umbes 5 minutit 5 sekundit. See on siis 934 meetrit. Kuulan Travis Macy, Ameerika seiklusportlase ja intervjuud, kus ta räägib oma raamatust Ultra Mindset ehk siis asjakohane loeng kõigest, mida ma juba tean. Jalad on okei. 2 tundi. Siin tundub olevat üks kogenud konkurent. Rütm on päris hea. Tempo on umbes sama, võib-olla natukene olen langenud, vahepeal teinud selliseid pause, et midagi võtta. Vahepeal käis ka väike veerandtunnine vihmasadu, aga nüüd on kõik jälle tore, nii et edasi. Nii et abijõud teid kaamera. Nüüd on 3 tundi, natuke peale joostud. 36 ringi, ikkagi enam tempo püsib sama. Ja vaikselt küll koguneb mingisugune raskus puusade ümbrusse, aga ma arvan, et see on normaalne. Mõned jooksevad ka paljajalu, mis minu arust ei ole normaalne asfaldil. Mõned läbivad sokkidega. Ma arvan, et see mees jooksis alguses looksusammuga, see nii-öelda esmakordselt sellisel üritusel vist. Nii et kõik on kontrolli all. Ja nüüd on 4 tundi läbi. Läbitud on umbes natuke rohkem kui maraton. Mis tähendab, et ikka umbes 11,5 ringi tunnis. Olen söönud põhiliselt naturaalseid hästi puuvilju, küpsised, paar keeli, käinud vetsupeatusel. Vahepeal on olnud mingid aistinguid, et nagu kusagilt midagi valutaks, aga need mööduvad tavaliselt ringi või kahega. Nii et käib selline rutiinne töö. Kõik, mis toimub ennem 20 tundi, on ettevalmistus selleks, kui otsustavaks asi läheb. Nüüd on mingi 5 tundi 10 minti, mõned peale. Päike paistab vist. No, saata natukene ikkagi hakkab juba minema raskemaks. Tempo ma siis natukene sekundites kukutan, et see oleks pingutuse vaba, pulss oleks madal. Raskemad hetked on kindlasti öösel, aga praegu ma ei näe nagu mingit põhjust, miks ei võiks hästi minna. Nii, nüüd juba mõni aeg üle 6 tunni. Läbitud on umbes 67 kilomeetrit. Ma ei tea, kas nägu näitab, aga nüüd on juba nagu ikka ultrajooksul natukene raskem. Sellepärast olen ka kiirust langetanud umbes mingi 20 sekki kildil, et natuke alla 6 minuti kilomeetril jooksma praegu, et
kuigi ma alguses ütlesin, et alla või üle 6 ei saa joosta, siis tegelikult kui mul meelde tuleb, siis Haanja 100-l oli raskusi isegi 70 kildiga lõpusest. Nii et kõik on võimalik, aga senimaani oleme graafikus. Kirikukellad kõlavad. See ei ole veel minu matus. 7 tundi, natuke peale. Umbes 77 kilomeetrit. Juba on nagu tuju kõikumisi olnud, aga võrreldes mõndade raskete võistlustega olen ma väga helges kohas oma mõtetes. Näiteks eelmisele korral Šveitsis 2 aasta eest mägijooksul olin ma jõudnud katkestamisest mõelda juba väga palju selleks ajaks. Aga siin on kuidagi teistmoodi see asi. Talutab. Anneli, Ja terviseid. no täname siis kodumaalt saabunud tervitajaid. Pime. Mets üle 8 tunni. Kell on ka 8. Läbi. Päike on loojas. Kolmandik võistlusest on läbi ja ka üle kolmandiku planeeritud distantsist on läbi. Umbes 88 kilomeetrit, natuke üle 2 maratoni. Kõik on okei. Nii. Hi, Silver. Hei. Silver en zwar 97 kilometer, 97,2 kilometer, also in knapp 3 Runden. 104 ringi, Kilometer schaffen. 9 tundi ja natuke peale. 97 kilomeetrit. Ehk siis väike võit juba. Ja noh, enesetunne on selline, nagu ta ikka on, siis kui sa teed midagi peatumata väga kaua. Aga noh, 3 tunni pärast on pool läbi juba, nii et jätkame. 10 tundi. Ja mis sellel tunnil juhtus oli, täis sai 100 kilomeetrit. Nüüd on vist juba umbes 106-7. Praegu on nüüd jällegi selline natukene madal hetk. Seal 100 kandis oli väga hea. Nii et liigume, aga mis siin teha, positiivne on üldiselt. Jah, nii, 12 tundi möödas, siit startis ka 12 tunni jooks. 3 maratoni on praegu tehtud, et 126 kilomeetrit ja peale. Pühendan selle hetke Viikingu maailmarekordi mehele Kaspar Taimsoole. Eks ultra jooksule ka nagu kiiking, et kui oled üle poole ülevalt, siis juba alla läheb täiega. See oli muidugi nali. 13 tundi. Mis seal siis oli, 145 ringi või 146, aga füüsiline tunne on okei. Varba peale ilmusid mingisugused villid. Seega tegin peatuse. Vahetasin sokki, panin kuivatuspuudrit, aga tegin vea vist. Ma oleks pidanud selle villi katki tegema, sest nüüd on küsimus, et kas ta areneb edasi. Läheb suuremaks, ma pean niikuinii selle puhul peatuse tegema. Nii et väike dilemma.
et kas kohe või edasi. Nii, 14 tundi. Jäänud on alla 10 tunni. Seni on läinud võistlus väga hästi. Nagu näha. Eesti tippmargini on 80 kilomeetrit minna. Aega on mul selleks veel 10 tundi. Nii et ei ole võimatu. Pilliga tegelesin, lasin tühjaks. Tundub, et läks paremaks. It's time to dig deep. Kell on 2 ja natuke üle 15 tunni on joostud. Ja on sellised öised rasked, nii vaimselt kui füüsiliselt. 167 ringi. Noh, peame vastu. Ma ei teagi, kas ma 8 tunnide piirist nüüd rääkisin või 16 tunni täitamisest. Kell on 4 öösel. 177 ringi. Ma vist ikka rääkisin. Oli vist 175 juttu. Igal juhul see iseloomustab, et võistlus on natukene juba nüri. Motiveerib siis senine hea jooksja. Ja siin on üks tüüp on 3 ringi taga ja teine on nüüd 4,5. Ja nad on päris tublid. Aga minu võistlus käib muidugi numbriga 224. Kõik muu on suva. Nii, alla 7 tunni on jäänud. 185 ringi. 15, 30 ringi pärast on 200 kilti täis. Ja siis veel käib selline võitlusfüüsik see vaimuga. 2 tundi on aega valgeks minemiseni. Kell on 6 läbi. 3/4 aega on läbi. 196 ringi. Jäänud on umbes 1 maraton. Jah, peab tunnistama, et distants on juba päris suur ja iga ring, iga tund on ikkagi siin öö lõpus olnud päris korralik katsumus, et hoida sellist hoogu üleval. Aga olen graafikus. Nii, need jäänud alla 5 tunni. Ja veel umbes 30 kilti vaja minna. Mida on kilomeetrid edasi, seda raskemaks läheb. Aga lõpus tuleb ka väike adrekas ja suuri takistusi praegu tegelikult ei ole. Nüüd on 200 kilomeetrit täis selle aukse Silver lipu. Ja kuidas on emotsioonid?
20 tundi, 200 kilomeetrit. Teoreetiliselt keegi, kes tahaks väga, võiks selle pealt üritada ka 240, aga minu plaan oli 224. Siis seda teoreetiliselt saaks nüüd ka kandida ära teha, kui ma vaikselt jooksen, ei taha. Kuigi jalad on nagu täitsa sodig juba, aga nagu täitsa veel. Järgmine reede on juba võistlus Hiinas. Nii et see küll olema imelik. Aga noh, Hiin nõuab suve. Ja Silver tuleb. Nüüd on rajal juba 6 tunni ja 12 tunni, aga 24 tunni omad kõik koos. Ja eesmärk on lähedal. Kuidas? Pilti veel. 3 tundi. Mõnuga nii palju, kui veel on see üldse. Mõnu on vähe. Okay. Ja Silver tuleb. 218 kilomeetrit on tehtud. 218 kilomeetrit on tehtud, 234 ringi. Martsipan. Martsipani. Ja. Nii, ütle 2 sõna, ma ei tohi rajal kooserdada. Noh, tiksume lõpuni siis. Jätame tulevastele tegijatele ka natuke rõõmu nagu näha. Kui lõpuni korralikult joosta, siis 240 täis. Aga praegu läheme 225 peale või? Ei tea, olgu. Nur noch 1 Stunde und 8 Minuten für den Silvarenza. 42 Runden, 240 Runden, 240 laps. Nii, kiire intervjuu. Tundub, et tuli ära. Tuli ära, no väga tubli. Okei. Hea. Kui jõuad, siis tee veel. Ära vastu päik. Just sai läbi jooks, kuidas siis on? Lõpuks läks kõndimiseks, aga eesmärk sai läbi. Pidasid lõpus juba veel arvestust ka, palju tuli? Umbes 242. Aga Seda on rohkem ju kui eesmärgiks seadsid. mul oli nagu ideaal eesmärk 240, vahe eesmärk 224 ja nii-öelda käib kah 200, aga Tehtud. ei soovita. Ma mõistan kõrvaltvaatajana. Ta on nagu Ei tundunud väga meeldiv. lõpuks tapab ära mind. See, kes võitis muidugi tema ei olnud probleemi, ta ütleb, palju sa jooksed, ma ei jookse nii palju. Siis oli nagu ütleb mentali peal rohkem. Aga käib kah. Väga tore. Nüüd siis saavad ees uued katsumused, kuidas jõuda lennukisse ja vahetada lennukit.